Seda kutsuti kunagi Ameerika Rivieraks. Nüüd on see 350 ruutmiili suurune haud kõrbes. Täna sureb Saltoni meri. Selle vesi kaob. Õhus ja siin elavate inimeste kopsudes on mürgine tolm. Aga see on ainult pool loost, sest igal aastal pumbatakse maapõuest välja üle $400 miljoni ja visatakse see kohe tagasi sinna, kust see tuli. Ja see võiks muuta kõike. Järv, mille kõik maha kandsid, võiks ümber kujundada maailma majandust. Kuigi pinnal tundub kõik läbikukkumisena, on selle all hoopis midagi muud. Saltoni meri asub lõheorus. Maakoorik on seal õhem. Vaid mõne miili sügavusel kuumutab magma kivimit ja selle sees lõksus olevat vett. Aastaid on seda soojust kasutatud geotermilise energia tootmiseks. Vesi ise on mürgine, ülisoolane, kuid see on mineraalidest tulvil. Üks neist on eriti oluline, liitium. Üks planeedi suurimaid leiukohti asub otse nende inimeste all, kes hingavad seda mürgist tolmu. Saltoni mere all olev liitiumi kogus võiks toita 375 miljonit elektrisõidukit. See on rohkem kui kõik Ameerika Ühendriikides olevad autod, veoautod ja maasturid kokku. Ja ometi asub see Ameerika kõige mürgisema ja mahajäetuma piirkonna all. See ressurss on väärtuslik oma kontsentratsiooni tõttu. Mõned soolvee osad on uskumatult rikkalikud, muutes selle tõeliseks jackpotiks. Ja see asub otse suure tarbijaturu keskel. Maanteed, raudteeliinid ja logistika on juba olemas. Liitiumi maapõuest kättesaamise mehhanismid on seotud olemasoleva geotermaalse energiasektoriga. Praegu ümbritseb järve lõunarannikut 11 geotermilist elektrijaama. Need pumpavad ülisoojendatud soolvett pinnale, et kasutada auru. Pärast soojuse eraldamist pumbatakse see lihtsalt koos umbes 21 500 tonni liitiumiga tagasi maa alla. Ameerika on igal aastal pumpanud $400 miljoni väärtuses liitiumi tagasi maa alla. Ja seda poleks vaja teha. Lisades mineraalide eraldamise energiatsüklile langevad infrastruktuuri rajamise kulud märkimisväärselt. Kaevud on juba puuritud. Pumbad juba töötavad. Elsujendatud soolvesi on juba pinnal. Eraldusmeetod kasutab olemasolevat geotermaalset infrastruktuuri ja eemaldab liitiumi tundidega, mitte aastatega. See on kiire, tõhus ja ei põhjusta traditsioonilise kaevandamisega kaasnevat hävingut. Ja see ei piirdu ainult liitiumiga. Mangaan, tsink, akuude ja elektrivõrgu energiasalvestuse jaoks olulised mineraalid. Äkitselt pole Saltoni meri enam lihtsalt mürgine järv, vaid nüüd on see ressurss. Üks ainus kõrbeala Californias võiks rahuldada suure osa ülemaailmsest nõudlusest. Praegu on liitium kaasaegse maailma kitsaskoht. Iga elektriauto aku vajab seda. Iga tuule- ja päikesepark sõltub sellest. Ilma stabiilse varustuseta jääb üleminek fossiilkütustelt toppama. Kulud tõusevad hüppeliselt. Strateegilised haavatavused mitmekordistuvad. Saltoni mere leiukoht ei ole lihtsalt järjekordne kaevandus. See võiks olla Ameerika akude tootmise nurgakivi, järgmise sajandi transpordikütus. Kontsentratsioonid on piisavalt kõrged, mahud on piisavalt suured ja meetod on piisavalt puhas, et küsimus ei ole enam kas, vaid kui kiiresti. Võidujooks Ameerika ressursside kasutuselevõtuks on alanud ja mina olen siin, et sellest kajastada. Kindlasti pane like, jaga ja telli kanal. Nii ei jää sa ühestki arengust ilma. Imperiali maakond on üks California vaesemaid piirkondi. Töötus püsib mõnes piirkonnas peaaegu 2% juures. Kuid nüüd seadustesse kirjutatav liitiumi tulu võib seda igaveseks muuta. Uus aktsiis suunab 80% tulust otse maakonda tagasi. Ja kui tootmine saavutab prognoositud täismahu, võib liitiumi tootmine ise tuua aastas ligikaudu $2 miljardit brutotulu. Maakonna planeerijad prognoosivad juba 3 peamise projekti peale kokku 700 püsivat kõrgepalgalist töökohta. Operaatorid, tehnikud, hooldusmeeskonnad ning veel tuhanded inimesed ehitus- ja tugiteenuste rollides. Esimest korda kajastuvad järve allakäik ja selle potentsiaal samas bilansis. Eeldusel, et kaevandamine tegelikult toimub. Peamine takistus praegu on kuvand. Inimesed on vaadanud seda basseini aastakümneid kui ökoloogilist surnuaeda, jättes täielikult märkamata selle all peituva tööstusliku tegelikkuse. Kaevandamistehnoloogia töötab. Maa-alused varud on kinnitatud. Tõeline väljakutse on selle tohutu tööstusliku pöörde elluviimine enne, kui võimaluste aken sulgub. See ei seisne lihtsalt maa seest mulla välja kaevamises. Toores liitium on peaaegu kasutu.
Sa ei saa töötlemata soolvee või purustatud kivimiga linna elektriga varustada ega elektriautot ehitada. Kes iganes metalli rafineerib, see kontrollib kogu turgu. liitium on olemas, aga riik, kes seda rafineerib, mitte kaevandab, on see, kes tegelikult võidab. Ja täna on see globaalne kaart tugevalt kallutatud. Sellised riigid nagu Austraalia ja Tšiili domineerivad füüsilise kaevandamise poolel, kuid nad ei kontrolli turgu. Enamik tänapäeval tootmisliinidel tulevatest akudest sisaldab liitiumi, mis on läbinud Hiina rafineerimistehase, sõltumata sellest, kust maaki algselt kaevandati. Saltoni mere all olev geotermaalne soolvesi neutraliseerib just selle eelise. Hiina kontrollib liitiumi töötlemist samamoodi, nagu OPEC kunagi kontrollis naftat. Saltoni meri on ainus kodumaine ressurss, millel on piisav ulatus selle sõltuvuse murdmiseks. Ei ole ookeaniületusi, ei välismaiseid tariife, ei ootamatuid hinnatõuse, mis vallanduvad kusagil maailma teises otsas. Saltoni meri oma prognoositavas täismahus, umbes 200 000 tonni aastas, kataks mitme suure USA tehase kogu aastase liitiumi vajaduse ja jätaks veel ülejäägi elektrivõrgu salvestuseks. See ei tähenda ainult odavamaid akusid. See tähendab, et Ameerika tehased palkavad 10 000 töötajaid juurde. Järv, sellisena nagu see praegu on strateegiline vara. Kui Nevada turustas oma uut hõbedat, ehitas osariik oma tööstustele juriidilise ja füüsilise kaitsekilbi. Californias on võimalus teha sama Saltoni merega. See võib muuta osariigi kõige unustatuma piirkonna selle kõige olulisemaks strateegiliseks keskuseks. Ja aeg on õige selle ära kasutamiseks. Saltoni meri on ainus koht, millel on vajalik geoloogiline ulatus selle saavutamiseks. Võidujooks selle ressursi kindlustamiseks on juba alanud. Rasketehnika liigub mööda järve lõunakallast. 3 suurt ettevõtet tormavad geotermilisse soolvette. Igaüks panustades miljardeid, et jõuda kaubandusliku mahuni enne, kui turg nad kõrvale jätab. Controlled Thermal Resources juhivad seda laienemist. Nende Hell's Kitcheni rajatis puurib sügavasse ülekuumendatud reservaari, eesmärgiga toota patarei kvaliteediga liitiumi koos geotermilise energiaga. 2020. aastate lõpuks. Selle varajase eelise saavutamine avaldab konkurentidele survet oma integreeritud ulatust järele teha või jääda maha. Energy Source Minerals kasutab teistsugust lähenemist, ammutades juba maapinnale jõudnud soolvett ja kasutades olemasolevat geotermilist infrastruktuuri. Energeetikaministeeriumi $1,36 miljardi suurune kohustus 2025 aastal annab erasektori investoritele märku, et selles valdkonnas tehtavaid suuremahulisi inseneriprojekte toetab nüüd föderaalvalitsuse toetus. Samal ajal on Berkshire Hathaway Energy investeerinud üle $40 miljardi taastuvenergiasse ja haldab ühte Ameerika Ühendriikides suurimat energiavõrku. See tähendab, et nad suudavad ressursse kiiremini ja odavamalt mobiliseerida kui väiksemad tegijad. Need ei ole 3 eraldiseisvat panust. Need on 3 paralleelset joont samal maanteel. See, kes esimesena jõuab 20 000 tonnini, saab endale lepingud, mida teised peavad aastaid taga ajama. Föderaalvalitsus mõistab, kui palju on kaalul ja avaldab maksimaalset survet, et ajakava kiirendada. Need projektid lähevad nüüd kiirendatud loamenetlusse, sundides kõiki ametkondi tegutsema ühtselt ja kõrvaldades bürokraatia, mis tavaliselt Ameerika taristut takistab. Samal ajal rakendas California kohaliku maksustruktuuri, et stabiliseerida piirkonna poliitikat. Uus aktsiis suureneb otseselt toodetud liitiumi mahuga. 20% on seaduslikult eraldatud just Saltoni mere keskkonna taastamiseks. See tööstuslik kiirendus toimub, sest järgturg on juba välja kujunenud. Kogu Sunbelti piirkonnas avatakse massiliselt uusi akude tootmistehaseid. Nad vajavad kodumaist tarneahelat, mis oleks immuunne ülemaailmsete kaubandusvaidluste või meretranspordi häirete suhtes. Kui Imperial Valley tegevused saavutavad oma 2020. aastate lõpu tootmise eesmärgid, kindlustavad nad kogu Ameerika autotööstuse jaoks olulised lepingud. Aga eksimisruumi ei ole. Rahvusvahelised konkurendid ei peata omaenda laienemist. Kui Saltoni mereprojektid jäävad oma ajakavast maha, kui rahastus lõpeb või kui ehitustööd peatuvad, pöörduvad akutehased välismaale. Ülemaailmne turg nõuab kindlust. Ameerika Ühendriigid vajavad seda materjali, kuid midagi seisab selle teel. California, osa riigi regulatsioonisüsteem, mis võib isegi lihtsa ehituse venitada 10-aastaseks katsumuseks, seisab otse USA ja selle liitiumivarustuse täieliku kontrolli vahel. Iga viivitus siin pole lihtsalt bürokraatlik. See on strateegiline risk.
Keskkonnaalased kohtuvaidlused on juba peatanud arenduse võtmefaasid. 2025 aasta lõpuks olid juriidilised kaebused aktiivselt sihikule võtnud sellised projektid nagu Hell's Kitchen. Põhiargument keskendub piirkonna põhilisele haavatavusele, veekasutusele. Vesikond kogeb praegu tõsist põuda. Isegi väga tõhus kaevandamine nõuab jahutamiseks ja keemiliseks töötlemiseks miljoneid galloneid vett. Kriitikud hoiatavad, et tööstusliku nõudluse suunamine kokkuvarisevasse järve võib viia Saltoni mere veelgi lähemale hääbumisele. Vee kasutusõigused on kasvule karmiks füüsiliseks piiriks. Imperial Valley põllumeestel on suured eelisõigused Colorado jõe vee kasutamiseks. Kuid 2026. aasta järgsete föderaalsete tegevusjuhiste järgi seisavad kõik jõe kasutajad silmitsi kärbetega. Saltoni meri eksisteerib tänapäeval ainult tänu nende samade farmide põllumajanduslikule äravoolule. Kui vesi suunatakse põldudelt kõrgtehnoloogiliste rafineerimistehaste jahutamiseks, hakkab see järv kiiremini kahanema. Inimesed, kes on selle sureva järve ääres kõige kauem elanud, on nüüd 2 jagunenud. Mõned näevad selles päästet. Maksutulud võiksid lõpuks katta tõelise tolmutõrje ja elupaikade taastamise kulud. Teised näevad selles järjekordset tööstuslikku riski oma tervisele. Käimasolevad kaebused õhukvaliteedi, ohtlike jäätmete ja hõimude kultuuripaikade üle on juba viivitanud Hell's Kitcheni projekti mitme kuu võrra. Kohalikud rühmad olid mures, et isegi suletud süsteemid võivad siiski paisata õhku jälgkemikaale või suurendada veoautode liiklusteedel, mis on juba plaia tolmuga kaetud. Lubadus 700 püsiva töökoha kohta on tõeline, kuid sama tõeline on ka hirm, et need töökohad tulevad elanike tervise arvelt. Osariigi Lithium Valley plaan püüab leida tasakaalu. Rohkem raha kohaliku kahju leevendamiseks, ühine nõuandekomisjon, kuid usaldust napib pärast aastakümneid kestnud katkenud taastamislubadusi. Isegi väikesed kaevud võivad kahjustada maad, mis on põlvkondade kaupa seal elanud kogukondade jaoks püha. Lisaks veeküsimusele on tavapärased lubade menetlemise takistused endiselt suur riskitegur. 2025 aasta alguses peatas Berkshire Hathaway Energy selgesõnaliselt mitu oma geotermilise energia laiendusprojekti, tuues põhjuseks lubamatult pikad lubade menetlused ja tõsised infrastruktuuri kitsaskohad. Need halduslikud kitsaskohad võivad lükata 2020. lõppu kavandatud käivituse 2030. turul. Mis liigub nii kiiresti, on 5-aastane viivitus sama, mis läbikukkumine. Kui need operaatorid suudavad edukalt kohtuvaidlused lahendada, tagada oma veekasutusõigused ja alustada tootmist 2020. lõpuks, muutub maailma strateegiline olukord oluliselt. Aga kui regulatiivsed takistused jäävad peale, sulgub see võimalus jäädavalt. Globaalne akude tööstus läheb lihtsalt Ameerika Ühendriikidest mööda. Riigi puhta energia tulevik jääb sõltuma imporditud liitiumist, jättes elektriautode tootjad ja elektrivõrgu projektid haavatavaks viivitustele, hinnatõusudele ja välismaistele kitsaskohtadele. 30 aastat ignoreeriti Saltoni merd. See oli ökoloogiline katastroof, mis ootas lahendust, mida kunagi ei tulnud. Nüüd on just see läbikukkumine vajalik tingimus tohutuks tööstuslikuks taassünniks. See sunnib maastikku täielikult ümber kujundama. Kõrb ei oota ja Hiina kindlasti ka mitte. Aga kas Ameerika ootab? Aitäh, et täna minuga liitusite. Loodan, et teile meeldis video ja kui soovite näha rohkem selliseid videoid, siis palun kaaluge tellimist ja teavituste sisselülitamist. See tõesti muudab palju. Aitäh veel kord ja kohtume järgmisel korral Matpaki kanalil.